aga kus sa seal oled kohe sa mingi keskuse tüdruk või? Ei, ma olen Orissaarest pärit Ida-Saaremaalt erinevatest kohtadest. Lingud on muhulased tegelikult, suur lingude suguvõsa, aga minu perekond on pärit ühest sellisest persse kukkunud vennast. Issand, kas kaamera ei käi? Käib või? Kes 19. sajandi lõpus kolis Saaremaale. Persse kukkunud, kes? Ta oli läinud hästi üks noorem vend suguvõsast. Lingude suguvõs on hästi suur. Et, ja ka väga andekas, väga palju pillimehi, moosekante, jutuvestjaid, igasugu huvitavaid inimesi on sellest suguvõsast pärit. Ühesõnaga, tere tulemast hommikusöögile. Kaisa Ling on minu külaline, Orissaare seineline. Ja ma tean, et see lipsas kuskilt läbi, et sa oled Saaremaa tüdruk, aga et sa lausa Orissaarest oled, sest et mina pean suvekodusel üsna lähedal. See tuleb meile suure üllatusena. Aga oled sa ka Orissaare patrioot siis? Absoluutselt. Mina olen siiamaani sisse kirjutatud Orissaarde Kuivastu maantee 5. Ma isegi ei tunnista seda. Kusjuures pärast nüüd haldusreformi on selle nimi Kuivastu põik 1. Ma ei tunnista seda. See on vale. Mina olen sündinud ja kasvanud aadressil Kuivastu maantee 5, mis on üks vägev maja. Sellest samast majast on pärit näiteks Jörgen Liik. Näiteks lehmakommi onud, nüüdseks ainult onud. Meil on seal mingi kiiritus selles majas. See on väga tore koht. Andekate inimeste maja. Tundub nii. Nii et, ja ma olen sinna siiamaani sisse kirjutatud. Minu maksud lähevad alati Orissaarde. See Orissaare läheb aina paremaks kogu aeg. No parem oleks. Et minu meelest ta nagu võiks Muhule nüüd ära panna, sest see Muhu liivakeskus on ju väga šikiks muutunud ja kõik tahavad seal käia ja olla, aga Orissaares jääb nagu mingisugune, no ma ei räägi Island Soundist nüüd praegu, mis seal igal suvel toimub, aga mingi kiks jääb puudu. No võt nüüd sul on võimalus, palun väga, televiisoris kõik rääkida ära, mis seal annaks teha või mis seal valesti tehakse või? Ei, valesti ei ole mitte midagi. Mina arvan, et number 1 on geograafiline paratamatus. Orissaare on selle pisikese teetüki peal. Nii et meid rikkus ära. Vaata nüüd. Aitäh. Jumalik. Selle ma tõstan kohe sinu ette, sest see oli sinu tellitud. Suur tänu. Orissaare rikkus ära see, kui tehti Väina Tamm korda ja maantee läks otsa Kuressaarde. Just. Et enne see oli selline... See oli täpselt see koht, kus sai kõige paremat parodinooleiba, kõige paremaid sarvesaiu, kus oli esimene koht, kus üldse peatuda, kui Muhust läbi said. Aga ma ei tea... See peesse keeratud. Ma ei tea, kas ta on peesse keeratud. Võib-olla see on just see, et see on see saladus. Ja sa ise tead ju ka seda. Orissaare on see, kus ongi kõige paremad mõtted, kõige andekamad, naljakamad, imelikumad inimesed, kes teevad täiesti pööraseid asju ja neil õnnestuvad need mingil kummalisel põhjusel. Nii et mina olen väga uhke. No kuidas sa Orissaarest üldse minema said? Sest me ju kõik tahame, ükskõik oled sa siis sealt kuskilt perifeeriast maalt Lõuna-Eestist või Ida või Põhja-Eestist, Põhja-Eestist mitte, mis seal on pealill loomulikult. Et me tahame nendest väikestest kohtadest ju kõik ära joosta hirmsasti. Et mis sind sealt torkima nagu hakkas või millal sa sealt ära läksid või kuidas sa sealt minema said või? Nagu ma ütlesin, ma olen ikka veel väga suur Orissaare patrioot ja ma käin seal alati. Ei, ma ei lähe sinna koju magama, kuigi mul ikkagi perekond on seal. Mu ema elab Orissaares, mu vanaema, kogu mu suguvõsa, kõik on ikkagi vanaemad. Mõlemad on veel alles mul. Elavad seal samas Ida-Saaremaal. Aga mul on siuke tunne, ma läksin Orissaarest Kolumbiasse. Ja siis ma läksin Tartusse Härma kooli. Oota, kui vana sa olid, mul natuke sassis. Millal sa sinna Kolumbiasse läksid? Kui ma olin 16. Lihtsalt läksid Kolumbiasse? Ma läksin vahetusaastale Kolumbiasse, jah. Mul oli kinnisidee, täielik idee fix, et ma tahan minna, sest ma tahan reisida, ma tahan isegi võib-olla mitte reisida, ma tahan seigelda. Minu eluunistus on, et elu oleks huvitav.
kirev. Jah. Kuule, oota, ma pean Kolumbia juurde jõudma korra. See on ju õuduste riik, selles mõttes ta on tore, fantastiline, andekaid inimesi täis, aga ta on ka, me natuke pelgame teda, ta on kriminaalne. Kas sul ei juhtunud seal midagi? Milline su vahetus see perekond oli? Kas nad ei olnud ju ametiselt kuskilt slummist? Ei, me elasime täiesti normaalses keskklassi kodus keset Bogotad. Väga tore pere on mul, kellega ma olen siiamaani 18 aastat. Oleme me olnud ikkagi üks pere, kellega ma suhtlen, kellega me kohtume kas kuskil Euroopas või mina käin tagasi kodus või nemad käivad mul siin külas. Nii et mul on 2 ema ja 2 isa ja hästi palju sugulasi. Ja mu õde elab üldsegi, mu Kolumbia õde elab üldsegi Oxfordis ja töötab seal oma abikaasaga koos. Nii et mulle lihtsalt mind on õnnistatud rohkemate vanematega, aga neid on veel tegelikult. Nende hulka kuuluvad, ma loen oma vanemateks ka oma eeskujusid kunstilises mõttes ja ma olen selline perekonna inimene, mulle meeldib. Sa oled sotsiaalne inimene, sulle meeldib, kui palju rahvast on ümber. Nii et, ja ma arvan, et see oligi väga hea, et ma nii noorena õppisin elama hästi paljude inimestega koos. Nii et ma õppisin mingit teistsugust kultuuri tundma, et ma sain väga hästi keelesuhu, millest ma olen teinud endale tegelikult ju karjääri. Ma olen ikkagi ju kirjandusteadlane. Ja ärge unustage seda ta rõhutab söögi alla ja söögi peale. Seda ma juba olen näinud intervjuudest. Ei, saime aru, ta räägib väga puhast ja väga rikast eesti keel. Nii on. Et ma oskan palju keeli, ma armastan kirjandust ja kultuuri ja eks ma kõik selle sealt sain. Noorest peale on sunnitud. Ise sundisin. Nii et ma ei olegi nagu tahtnud ära minna ja Tartus ma elasin vahepeal 14 aastat, käisin koolis, lootsin, et minust saab professor. Ja nüüd ma olen bluusimutt siin Tallinnas, aga see ei ole ka mu viimane sadam. Ma olen täiesti kindel, et mind ootab kuskil veel. Ja mis see täpselt on, seda ma ei tea. Aga see tuleb kindlasti ise varsti. Oota, ma mõtlen ikkagi nii, et inimesest oleks võinud saada professor ja siis ta sai nagu bluusimutt ja tegelikult ma kirjutasin selle sõna välja. Oota, ma vaatan kohe. Kirjandusteadlane. Ei, igalt poolt lööb kirjandusteadlane mulle ette. Aga mul on vale lehekülg number 3. Läksid taksus läksid kõik leed sassi. Palagani bluusi artist, see mulle meeldis. Vodevili ja Palagani bluusi. Sest minu vanaema alati ütles, mis Palagani siin tehakse. Täpselt. Et seleta mulle see lahti, nagu mis asi see on. No just see, et su vanaema ütles, mis Palagani siin tehakse, siis ma loodan, et inimesed tulevad minu kontserdile, astuvad sisse, vaatavad ühe vaatus ära ja siis lähevad vahepeal baari, võtavad viina ja ütleb, mis Palagani siin just, et mis asi see veel on. Mis asi see veel on. Ja veel eriti Eestis. Ja, just, täpselt. Nii see ongi just mõeldud. Nii et mis siin enam selgitada? See on üle võlli, see on provotseeriv, aga südames on ju see on naljakas, see on südamlik, see kutsub inimesi naerma, ennast mitte liiga tõsiselt võtma. Inimesed ei saa sellest aru, Eesti inimesed eriti veel. Ja mina ütlen ausalt, ma vaatasin, et see, kui sa oma esimese selle šedöövriga välja tuli, vaata kui korra kõik on sassi, sa ajas mu pea sassi, kurat, lõtku. Sa tulid välja oma selle esimese debüütalbumiga on ju aastal 2018 ja kujutage ette, mis selle nimi oli. Nii kole mees. Kas sa meeste vastu olid tollal pisut vihane, sest mingitest intekatest ma olen ikka jupi kaupa seda välja nagu nokkinud, et meestele sa suunad justkui mingisugused nagu mingid okkad viskad või? Aga mis sul nende meestega nüüd on siis? Nagu, kuidas, ma ei teagi täpselt, mis see statistika on, et 4-5 on kogenud vägivaldseid kokkupuuteid meestega või midagi taolist. Nii ka mina, loomulikult. Ja seda on südant lõhestav öelda. Õnneks need jäävad juba nii kauge aja taha, et ma olen suutnud meestele peaaegu et andestada. Ja suur osa sellest ongi see, et ma olen teinud sellest kunsti. Oota, aga mina pean ikkagi psühholoogina nüüd küsima,
kas see on tulnud lapsepõlvest, kooliajast või on sul olnud perekonnas vägivalda või siis oled sa olnud vägivaldses suhtes? Mitmele nendest küsimustest ma võin öelda jah. Lapsepõlv, kooliaeg, suhe, perekond. Nii et tüütu. Jube tüütu. See on kohutavalt aga kuidas sa sellest tervena välja oled tulnud? Sa ütlesid, et vaata, et on olnud, võiks seda täna nagu mäletada. Kindlasti see sul siin ajusopis ka kuskil on, forever on ju. Aga kuidas sa siis niimoodi nagu... Ma olen sellega teinud sihipäraselt tööd. Ma olen kasutanud igasuguseid erinevaid strateegiaid. Üheks nendest on ka põhimõtteliselt selline iseenese ajupesu, unustamine, ülekirjutamine, käega kirjutamine, valetamine iseenesele, lihtsalt nii suure segaduse tekitamine, et ma tegelikult ei olegi enam kindel, mis seal päriselt toimus. Et võib-olla see sellist... Väga mõnus. Kas sa oled seda, kui ma... Sorry, et ma naeran sellise koha. Aga inimene naerab siis, kui ta on nagu hämmingus vahel või nagu lost. Ja. Et siis teeb natuke hüsteeriline, hiire naer natuke. Aga sa oled seda ikkagi tõuganud oma loomingusse siis? Ja, muidugi. Ja kas see on siis ka üks ravimeetod? Muidugi. Ma arvan, et seda võivad kõik kunstnikud öelda. See on väga palju aidanud. Et ma olen saanud olla ausalt ja isegi üle võlli vihane ja pahane ja karjuda ja märatseda ja kõigest sellest ja ka paljudest muudest asjadest. No siia juurde kuuluvad ka lihtsalt sellised mõistlikud asjad nagu spetsialistidega rääkimine, abi otsimine, lähedased sõbrad, kes aitavad, kellel on endalgi selliseid kogemusi mitmeid. Ehk siis jagamine. Täpselt. Nii et ma kindlasti see jääb alatiseks minuga, aga praegu mulle tundub, et ma olen sellest mingis mõttes ikkagi üle saanud ja sellepärast meie uus plaat ongi pühendatud meestele. Sest et ma Big Bangiga... Kaisa Ling Thing on nüüd bändi nimi. On bändi nimi. Nii. Just. Nii, ja uue plaadi nimi on? Big Bang. Big Bang. Ahah, just ongi 3. album meestele. Täna on meestepäev, tuletan jälle meelde. Väga hea, et see on nii, sest et ma olen kindel, et nii naistel, täpselt samamoodi ka meestel on erinevaid kohutavaid kokkupuuteid meeste seltskondades, omavahel, naistega ja ka teistega. Ma ei jäta rõhutamast, et inimesed ongi lihtsalt sellised ja see on südant lõhestav. Miks? Ja kui palju on alaväärsust ja hirme meie sees, see on... Kas alaväärsuskomplekside käes oled sa ise ka sipelnud? Ja kindlasti. Sest meil on ju, sa näed ju ise, minu mõttes selles väikses Eestis siis juba ainuüksi. Sa pead olema kõige ilusam, ka igavesti noor loomulikult. Minge vaadake seda Demi Moore'i viimast filmi loomulikult. Sealt saate kõik need vastused. Aga oled sa ise ka selles sipelnud? Ja algusest peale, sest ma räägin, Orissaares kõik on andekad, osavad, targad, ilusad. Nii et ma tundsin ennast ikka sellises tugevas olelusvõitluses ja ma ikka nägin kõvasti vaeva, et jõuda sellele kõige paremaks, kõige andekamaks, kõige ilusamaks. Sinna juurde käivad ka sellised asjad, nagu vahepeal ma tundsin oma keha pärast ennast halvasti, et kas ma olen äkki liiga pikk või liiga paks. Aga samal ajal ma olen kuidagi kaasa saanud ka sellise saarlaslikul nagu rõõmsa meele ja peale hakkamise. Nii et mina kogu aeg kütsin edasi, tegin igasugu hulle asju. Ma ei teinud sellest välja, vahel isegi täitsa nagu püüdsin kõige kiuste edasi töötada kogu aeg. Ja siis mingi hetk ma paranesin alaväärsuskompleksist. Nimelt niiviisi, et ma vaatasin endale otsa peeglis. Siis ma mõtlesin, miks ma tunnen ennast nii halvasti, et ma tunnen just kui ma oleks võlts. See on see sama enese saboteerimine ja tubli tüdruku kompleks ja kõik need asjad, kuidas need kutsutaksegi. Ma mõtlesin, kuramus, ma olen juba 25 aastat seda elu elanud ja igasugu imelikke asju teinud. Nii et ausalt öelda, nüüd ma võiksin ennast vähem halvasti tunda ja lihtsalt edasi teha seda, mida ma juba teen. Ja kuidagi... Ja läkski. Läkski,
ma ei tea, mis juhtus ja nüüd ma lihtsalt teen täpselt seda, mida ma olen kogu aeg teinud, aga ma ei tunne ennast selle pärast halvasti. Mis mina olen tundnud, ma tean sind nagu pikka aega, ma olen ikkagi näinud sind siin, seal ja kõik see, et sa esined ja sul laulukesi näinud ja nii edasi, aga millegi pärast mulle tundub, et see aasta on ju sinu jaoks või viimased paar aastat on sellised plahvatuslikud olnud. Sa oled nagu järsku esile tulnud, sa oled nagu õitsele puhkenud, et sa oled, jah, ma tean, et sa oled seal kuskil olemas, seal on see Kaisa Ling, on ju, vaadanud isegi mingit kõiksu neid, kus te Texases käisite ja kõik neid toredaid saatekesi ja kuulanud su lugusid ja mõelnud, issand, kui andekas inimene, aga kus ta nagu on, et kus praos ta ennast peidab nagu, miks ta nagu ei ole täie rinnaga nagu esil, aga nüüd ma tunnen, et ma tahtsin sinuga isiklikult ka tuttavaks saada, sest mingi selline põmm on käinud. Ma arvan, et ma olen jõudnud kriitilise massini. Just. Ja ma natuke seda nagu ootasin. Ma tean, et seda võib-olla kuidagi nagu isekas, ei see on vale sõna, ülbe öelda, et ma natuke ootasin seda, aga mul oli selline arusaam või selline nägemus oma karjäärist, oma tööst, oma praktikast, oma kunstist, et mina pean lihtsalt jällegi rahulikult tegema täpselt seda, mida ma teen, sest ma ei saa olla keegi teine. Ma ei oska teha nii, nagu teevad teised, kes on väga popid ja alati ma olen väga halvasti tundnud ennast, et mina ei ole coolim. Aus ülestunnistus. Ma tahaksin olla cool, aga ma ei ole see ja ma olengi täpselt selline, nagu ma olen ja ma arvasin, et kui ma lihtsalt järjekindlalt teen seda, mida ma teen, rõõmsalt, rahulikult, siis küll ükskord inimesed aru saab. Aga noh, ma ei ole seda ise välja mõelnud, sest et kõik need 100 aasta tagused mutid, täpselt nii nad tegidki. Sa tegid seda kriitilisel momendil, ma ei tea, kui vanna sa oled, 35 või? Jah, just, kohe saan. Issand jumal, ma ei teadnudki. No, ma vaatasin, 35 võiksid olla. Ma näen välja. Et tead, ma mõtlesin täna hommikul kusjuures selle peale. Ma mõtlesin, et kui sa ei ole 30-ndad, noh, ma ütlen 30-ndad, 30-40 vahel, kui sa ei ole midagi teinud, või noh, nii öelda, ma tunnen sinust seda vaibi, et sa tahad ikkagi olla keegi. Sa tahad olla tuntud, sa tahad olla tegija, sa tahad olla, et sind, kui su nimi välja öeldakse või sind vaadatakse, siis me kõik teame, kellest jutt käib. Et kui sa selleks ajaks seda teinud ei ole, siis ära hiljem sellest isegi unista. Millegi pärast mul on see tunne, ma ei tea, võib-olla ma olen vale, aga inimene peab ropult ikkagi pingutama, vaeva nägema, tegema just nimelt seda oma asja, mitte laskma ennast nagu häirida, täpselt see, mis sa ütlesid teistele, ütled, mis jama see on või kes sa enda arvates oled, see on puha pask on ju või no mida iganes, nad ei ütle veel otse niimoodi välja, aga nina kirtsutavad küll on ju. Et kui sa kõigest sellest saad üle ja jõuad sellesse teatud ikka ja sa oledki seda teinud järjepidevalt, siis on sul see võimalus. Ära unista sellest enam 50-selt. It's too late. Mina arvan nii. No selge, seda öeldi mulle juba ammu, et popstaariks ma olen liiga vana. No vot. See oli juba ammu selge. No millal 20-ndates? No täpselt, see popstaar peab olema väga noor. Just. Aga mul on, kuidas ma ütlen, ma olen endale kujutanud ette pikka ja jätkusuutlikku tööelu. Ja ma kavatsen ka pinsile minna. Pane tähele. Mul on väga selge eesmärk jõuda väärikalt pensionini ja see ka välja võtta. Huvitav, millal sa enda arvust ma ei kujuta ette, millal mina selleni ükskord jõuan siin Eesti riigis ja selles maailmas praegu, aga ma kujutan ette, et ma tahaksin töötada tervislikult ja rahulikult ja rõõmsalt ja bravuurikalt nii kaua, kuni ma saan ja siis ükskord ma kavatsen loorberitel puhata. Nagu Koit Toome juba, see ütles ka, et ma olen 35-selt pensionini, et töötaks siiamaani. Sorry, Koit. Aga kas sa oled siis ka selline ettenägelik inimene, ikkagi laul ja muusik? Noh, me ei tea kunagi, millal sulle hääl nii-öelda ära kuivab, nagu sa rääkisid eelmises videos, meil on eelmine bravuurikas video ka.
et kas sa nagu oled siis osanud igaks juhuks sättida nii, et paned seal munad ikka siin korvikesse ja hoiad neid seal niimoodi, et kui peaks midagi juhtuma või et sa saaksid normaalsel ajal pensionile minna? Absoluutselt. Ma olen ju ikka jõuan tagasi selle juurde, et mul on ju väga palju ameteid. Muidugi sa oled professor. Ma olen ju professor, mul on raadiosaated, ma võin tegeleda toimetamise, kirjutamisega ja tegelikult mu lemmiktöö on hoopis tõlkimine. Ma armastan tõlkimist kõige rohkem veel hoopis. Sellega teenib ka või? Kas Eestis on võimalik humanitaariga üldse kunagi teenida või? Eriti praegu, kus inimesed üldse ei loe, ei kirjuta, igasugune kirjatöö on, noh. No seda ma mõtlesingi, et järsku tõmban, kuigi see sulle meeldib, las see jääb sulle hobiks. Ma ütlen, sul on plaan. Mul on plaan. Kui lahe. Et ma olen ka muidugi idealist. Ja ma loodan, et lood ja raamatud ei kao minu eluajal. Ja mina saan rahumeeli kasutada seda võimalust terve oma eluaja teha tööd Eesti kultuuris mõnuga ja mul on väga palju erinevaid väljundeid, nii et ma tundub, et ma olen heas positsioonis. Sa oled hästi sätitud, ära sättinud ennast hästi. Ma ütlen niimoodi, et ma saaksin rahulikult teha tööd, sest et ma tahan teha pikalt tööd. Ma ei saa teha seda kiiresti läbipõlemist kohe superstaariks, vaid minul läheb natuke kauem aega. Samas ma mõtlen, kui sa oled nii intelligentne inimene ja nii haritud kõrgel. Milleks seda kääbutamist on? Nüüd lähed Eesti Laulule ka veel. Mis mõttes? Miks sul seda vaja on tegelikult? See tuleb seestpoolt see tung. Ma arvan, et tegelikult see kirjandusteadlane, see on alati mingi nali, et mina olen teadlane, aga ma tegelikult õppisin ju ülikoolis kultuuriteadusi. Sellel ajal see ei olnud enam ainult kirjandusteadus, vaid see oligi kirjandus- ja kultuuriteadused, mis ongi tänapäeval väga tavaline, et meile antaksegi kultuuriteaduse taust hoopis. Need on inimesed, kes huvituvad sellest, kuidas elatakse, kuidas inimesed elavad, millega nad tegelevad, mis nende ja Eesti Laul on ju antropoloogiliselt eriti põnev. Sellepärast lähed sinna. Ma ei usu. Kuidas sa said sinna? Ma ei ole seda lugu kuulnudki veel. Keegi ei ole seda lugu kuulnud. Ei, sellel on palju põhjuseid, ma arvan. Esiteks, see on kõige suurem promoplatvorm, mis Eestis on. Nii, okei. Ja sellega olen nõus. Absoluutselt. Seal osaleda inimene, kes tahab saada superstaariks, väga hea mõte. Teiseks, ma tahan näha, kuidas see käib, sest et mind huvitab see produktsioon, väga põnev. Kolmandaks, tahaks tegelikult ka reisida. Ma arvan, et Eesti Laul ja Eurovisioon on ju kõva seiklus, kui vähegi õnnestub. Ma olen nõus. Neljandaks, seda saab teha koos oma sõpradega. Väga tore. Tänu nendele ma sinna sain. Super. See tuli niipidi ja nemad pakkusid sulle. Ja sa ütlesid kohe, muidugi. Vähese vaevaga sain Eesti Laulule. Ja te saitegi, ma isegi vaatasin Ringvaadet, kus sa seal vannis aelesid. See oli kõige naljakam asi maailmas, aga väga hea televisioon. Tuleb tunnistada. Tubli tüdruk. Kuidas sa julged eestikeelne laul ka veel? On ju eestikeelne? Ja, see on eestikeelne laul. Väga tore. Ütle pealkiri ka. Tule. Et mis sa mõtled, et see läheb, kas ta läheb sinna, me ei ole keegi seda lugu veel kuulnud. Oota, millal see detsembris tohib alles see välja tuleb? 6. detsembril tulevad laulud välja. Just, see lugu või meie lugu läheb enne ka üles, et siis me ei ole ka ikkagi veel seda. Aga see läheb sinna samasse kuhugi žanrisse, et meil oli see Puuluup ja 5 miinust, eks ole. Või ei? Ei, see ei lähe samasse žanrisse, ta on küll rütmikas, aga ta ei ole naljakas. Seekord on tegu südamliku looga, ilusa, poeetilise, südamest siira looga. Ma olen väga rõõmus selle. Vaat see kui rahulik lugu ka veel. Ta ei ole nagu rahulik, sest sellel on ikka, Räpina Jack teeb ju biiti. On räpimees, et seal on ikka biit on all, aga ta ei ole tantsulugu. Et ta pigem on nagu meeleolult selline nagu ballaad nagu ka. Ballaadiga Eesti Laulul. Tore!
tore ju. Väga tore. Nii, aga lähme siis selle meeste asja juurde korraks ikkagi tagasi. Meeste asjad, sellepärast, et nüüd ma vaatasin ikkagi, kahjuks sul on jah, see kontserttuur on just lõppenud, sul oli päris korralik kontserttuur, ma ei tea, palju te esinesite, 16 korda? Ei, me tegime 10 kontserti 9 linnas. Okei, nii pidi. Big Bangiga. Just, see on ju päris pirakas asi. Okei, see lõppes 16. november, selles mõttes jäi 16 mulle meelde. Nii, aga see pole lihtsalt see, te lähete uuesti nüüd. Me mitte ei lähe, vaid meil on nüüd jaanuaris plaanis ühiskontserdid Räpina Jackiga. Nii et tee reklaami. 17. jaanuaril Tartu Uues teatris ja 18. jaanuaril Tallinnas Uues Laines toimub 2 ansambli Räpina Jacki ja Kaisa Lingthingi Kuramaž. 2 bändi saavad kokku ja teevad üksteisele silma ja flirdivad üksteisega ja teevad üksteisele komplimente. Nagu käib Kuramaž. Mina loodan isiklikult muidugi seda, sest et Kaisa Lingthing on selline erakordne ansambel, mille kuulajaskonnast 70% on naised. Minu fännid on kõik naised. Väga meeldib. Mulle see väga-väga meeldib. Ma olen naiste inimene. No tore oleks ikkagi, kui mehed ka tuleks. Ja Räpina Jackil on jällegi palju mehi. Nii et kui nad tulevad Okei, nüüd ma tabasin ära, siis tekib issand, kui geniaalne. Kui nüüd tore, me hakkame kosja sobitajateks. Ja siis see tohutu hunnik naisi, kes tavaliselt käib sinu kontsertidel, siis lõpuks võib-olla nad saavad, ja pealegi, nad käivad minu kontsertidel ja löövad ennast üles. Siis nad tulevad sinna kohale üles löödult ja siis tulevad Räpina Jacki fännid, kelle seas on palju mehi. Kas nemad on ka üles? Ma loodan, et nad löövad ennast. Vähemalt pestud võiksid nad küll olla. Ja siis, kui nad näevad üksteist, siis võib tekkida, issa ma juba tahan sinna tulla. Palun! Mulle tundub, et see on üks kõige toredamaid mõtteid, mis meil üldse on olnud. Tegelikult me oleme seda, Kilbabaga me oleme head sõbrad. Me tundsime üksteist kohe ära. Me sobime üksteisele väga hästi. Inimestena, kunstnikena, meil on sarnased huvid. Ja me oleme seda algusest peale mõelnud, issand, kui tore, kui me saaksime oma publikut kokku tuua. Just. Sest et no aga ikkagi, ma jõuan jälle tagasi tahan kogu aeg meestest rääkida, on ju meeste juurde. Aga kas sa tõesti kujutad ette, et nüüd tulevad nagu, Eesti naine on julge, ta on nagu enesekindel ja siis tulevad sinna need mehed, niimoodi. Aga nad võib-olla jäävad niimoodi siia natukene. Nad ei ole ju, nad ei ole sellised ju. Ma räägin. Ilma viinata muidugi. Ühesõnaga, kogu selle Big Bangi tuuri eesmärgiks oligi see, et ma nimetasin neid kontserte feministlikeks teraapiasessioonideks, kus ma raputasin mehi tegelikult nii kujundlikult kui ka täiesti füüsiliselt. Et neid ikkagi tuli natukene sinu nendele? Just need tulid. Naised võtsid kaasa? Seekord olid kaasa veetud mehed, aga võib-olla mõni tuli täitsa niisamagi. Ja ma raputasin neid igatepidi, ragistasin, et tooge oma hirmud ausalt välja ja seda sama kõige hirmsamat, nii koledat meest, mida kõik kardavad. Sest et aastate jooksul meil hakkas nüüd käib meil 8. hooaeg Kaisa Lingthingiga ja me oleme kõik need 8 hooaega seda laulu laulnud. See on vana laul, Aapo Ilvese tõlge on sellele eesti keelde ja me teeme seda alati koos show'ga. Show seisneb selles, et me otsime saalist üles kõige koledama mehe. Issand, õudne. Ja nad nii kardavad seda, sest et ma teen seda tavaliselt nii, et ma lähen ja siis ütlen, siin on nii palju kandidaate, mul ei ole mingit raskust siit ühte väga inetut härrasmees üles leida. Aga seekord oleme me teinud seda niimoodi, ma ütlen, ma ei tee seda, aga teeme niimoodi, et nüüd tuleb siia lavale, seal on tool, ilus, kõik on vaibakene, tuleb see mees, kes kas või korra oma elus on ennast tundnud inetuna ja see on olnud vastik. Ja nad tulevad. Ja tuleb see üks aus mees, kes saab naljast aru, sest laul ei ole ju selles, et inimene on kole, vaid laul on selles, et mees on kole, aga voodis on ta ilge täkk.
Vau! Okei, see läheb juba paremalt. Nii, et mulle tundub, et sa ei ole kuulnud seda laulu. Ei, ma kohe lähen. Just. Kuulasin eile igat sorti laule. Kurat, ma ei tea, seda ma küll ei kuulnud. Isegi kirjutasin veel üles, mis mulle meeldis. Aga seda ma ei kuulnud. Ja võib olla moll kui ahvil südames, kuid on tal kuld. Ei, ma lase temast lahti. Heidan armutuld. Ja siis see aus ja siiras mees, kes on tundnud ennast korragi oma elus inetuna, istub mul seal tooli peal ja ma näen, kuidas tal suunurgad kerkivad üle ja seda tunneb ennast tegelikult päris hot mehena. Kui tubli. Sa oled nagu teed teraapiat natukene, kas pole? Süstid seda enesekindlust nendesse meestesse? Ja, nagu ma olen seda teinud naistega väga kaua aega juba. Tegutseda tuleb. No aga mis, lähme analüüsime, läheme 2 sammu nagu tagasi, mõtleme selle peale. Aga kes siis nendest meestest on teinud sellised nagu jahurestoranis, jahukotid? et mis asi see siis on, et sa võid ju tagasi vaadata, et alati kui mehi kirutakse, siis ma ütlen ka, aga kes neid ikka muud kasvatavad kui naised on ju? Ma ei ole kindel, et see päriselt nii on. Ma arvan, et siin on küsimus hoopis suurematest protsessidest, et see ei ole kuidagi, et naised ja mehed või see binaarsus, see ei ole see küsimus. Siin on küsimus võib-olla võimus, rahas, ajaloolistes protsessides, mis on loonud selle, et tugevamal on õigus, aga see tugevam, vaatame nüüd, maailma liidrid, tugevad mehed, kuidas nad käituvad, milline on nende võim, viha, vaen, vägivald, alandamine, teiste alandamine. Kohutav. Kui see on eesmärk ja see on eeskuju, siis mida oodata ühelt üksikisikult? Kui noorte eeskujudeks on Andrew Tate ja teised sellised, rääkimata meie oma kodumaistest noormeestest. Saaks äkki näiteid tuua? Ma arvan, et... käest ära. Ma ei tea, kas kaamera näeb mind, ma võtan sulle tusti ära. Nimesid nimetamata. Miks nimesid nimetamata? No, sest kõik teavad, millest me räägime. Just. Et, me ei taha kohtukeissi ka mitte. Ei ole vaja. Selles mõttes, et see on eeskujude küsimus, see on kultuuri küsimus, see on, mis on meie elu eesmärk üldse? Kas see, et saada võimalikult rikkaks, kuulsaks, ilusaks esimesele kohale? Või see, et elada üksteisega koos senikaua, kuni meil veel on üks koht, kus elada tervislikult ja rõõmsalt? Kurat, ma tunnen, et meie eluajal seda ei juhtu. Aga sa teed väga tänuväärset tööd. Sa nagu teed seda terakese aval. Aga kurat, ma ei tea, võib-olla sinu 90. juubeliks. Aga ma ütlen, Alberta Hunter, minu üks suurimaid emasid, läks pinsile, kui ta oli seal 50 umbes. Ja ta töötas hoopis halastajaõena haiglates, tegi igasugu muid asju selleks, et 80-ndatel 82-aastasena teha comeback. Comeback kuhu? Maailma lavadele. Ja ta käis ja laulis, tegi maailma turneesid ja viibutas inimeste suunas niimoodi sõrme. Kuulake, mida te teete? Võta telefon, helista oma emale. Nii et ma arvan, et kui ma kunagi peaksin pinsile minema, mul on võimalik sealt tagasi. Siis sa ei lähe tegelikult pinsile, sest see pints on sul niisama suusoojaks öeldud. Aga okei, kuidas sul publikuga üldse on? Sa ütlesid, et sul on hästi palju naisi. Kas sina artistina, meil on ju neid lauljaid, artiste, näitlejaid, kõik on nii palju. Eestlane on kunstiinimene, ta jumaldab tegelikult, mis on ainukordne, ainulaadne. No kui lihtne või keeruline sul on siin üldse läbi lüüa, kas sulle jagub seda publikut, kas sul on oma mingi fännkond juba? Mul on kindlasti oma fännkond, kes mind vee peal hoiab ja kes mind edasi lükkab ja ma olen äärmiselt tänulik nendele, sest ma olen ju ikkagi ma olen ka ju ise tegevuslane. Ma olen ise enda produtsent, ma olen ise enda plaadifirma ja ise enda manager.
nii et tänu sellele, et mul on väga lojaalsed fännid, olen ma jõudnud siiamaani kohale ja ma ei olegi veel pankrotti läinud. Sinna tahtsin just jõuda. Et ei ole see olnud kindlasti kerge ja publiku kaasamine niimoodi, eriti minu jaoks on alati olnud keeruline. Aga me oleme bändiga vähemalt väga kõvad tööhobused ja me esineme ja meile pigem meeldib esineda. Et sa oled nõus panema risti-resti tervena Eesti läbi. No ma ei usu, et sa Läti-Leetu nüüd lähed. Me oleme kunagi ammu käinud, aga kuna ma laulan eesti keeles, kui mul on natukene ka ingliskeelset repertuaari, aga ma ikkagi esinen eesti keeles ja mulle meeldib see, et ma saan sõita. Pigem sõidutatagu kohale bänd ühe autoga ja tehtagu kontserte väikses saalis, kultuurimajades, väga armastan kultuurimajasid, klubides, teatrites, kus iganes, mitte et tuleb kogu Eesti autodega ja bussidega kohale tuua Tallinnasse selleks, et teha üks suur kontsert. Unibet Arena. Siin on ju ka, see on ka ju jätkusuutlikkuse küsimus. Kas me tahame, et meil regionaalselt oleks mingi kultuuripoliitika? Mina näiteks tahan, sest et jumal teab, pärast ma võin veel koju tagasi jõuda. Ja mis siis saab? Okei, väga põnev. Poliitikasse ei ole mõelnud. Sul on see kuidagi touch on sul täitsa olemas. Ma olen poliitiline artist, aga ma ei ole parteipoliitiline. Nii et kui võetakse üksiküritajatena manitsevaid vanamutte, siis ma võin poliitikasse minna. Aga ma ei taha ühegi parteiga liituda ja ausalt öelda, nii nagu Eesti poliitika praegu on näidanud, ei ole ka nagu kandidaadid, kosilased ei ole. Ei ole, jah. Niisugused ülevoolavalt ahvatlevad. Ma mainisin nagu ridade vahelt tuli üksiku mutina, no ka halloo, 35, järgmine teema, perekond. Räägid siin karjäärist, ma teen seda, teist ja kolmandat. Oled suurest kogukonnast, suurest perest, ütleme, suur pere on sinu Orissaare on ju, et pere. Meil on väga tore pere. Ei, aga mina mõtlen mees ja lapsed, koerad, kassid. Ahaa. Seda peret, mitte vanaema ja vanaema. Sellest perest ma ei räägi, sest see on minu eraasi. See on minu eraasi. Ma arvasin seda, sest pere on ju nii oluline tegelikult. Just on, ja sellepärast ongi. Ma ei pea sellest rääkima, sest pere on niivõrd oluline. Aga nüüd, kui sa saad väga kuulsaks, siis esimesena asjana inimesed tahavad teada just selliseid asju. Ma saan aru. No, sa pead selleks valmis olema. Nüüd lähed Eesti Lauljule, kõik hakkavad. Siis mina soovitan tulla mulle kontserdile. Seal ma räägin nendest asjadest ja see ongi minu ja minu publiku eraasi. Aga ma ei pea sellest rääkima meediale. Aga kas ma seda filmida tohin seal ja pärast nupukese kirjutada? Tee, mis tahad, ütles ta. Elu on huvitav ja ilus. See on põhiline asi. Et minu elu on õnnelik ja huvitav. Sellest võiks ju piisada. Ja rohkem ei paljast. See väga tubli, et sa suudad olla nii eneline. Sa poliitikasse ei saa ka minna, seal nuhitakse ka kõik eraelulised asjad kahjuks välja. Et mitte midagi. Ja mu raha asjad jumala ees, kui keegi peaks neid veel korda. Oh my god, seal on seal big mess või? Ei ole tegelikult. Keegi plõksutab juba seal silmi. Kas sa sellist asja nüüd täna oled ka tundnud, et kadedus? Inimesed vaatavad sinna, siin ta naerab ja edvistab, on ju. Mina mõtlesin, kas mina olen kade olnud, seda küll. No räägi sellest kõigepealt. Ma olen väga kade inimene. Teistel läheb nii hästi, minul nii raske. Mina tahaks, et mul ka läheks kiiresti ja et ma oleksin kohe kuulus ja rikas ja see ei lähe kuidagi niimoodi. Sest ma olen väga kade. Sina oled kade. Kadedus annab natuke tiivad ka. Võib-olla sellepärast ongi, ma olen nii palju pingutanud, et ma tahan ka.
aga tead, et ühel päeval siis see pall pöördub ja siis, kui sul lähebki hästi ja pole minu meelest juba see, kus sa täna jõudnud oled, võib mingis väikses kogukonnas kadedust tekitada küll. Oled sa tundnud nagu, et keegi... Ma ei ole seda tundnud, kusjuures. Võib-olla räägitakse selja taga lasku käia, sest ma räägin, ma olen ise täpselt samamoodi kade olnud ja sisisenud. Aga tegelikult ma loodan, et see inspireerib, et mul on õnnestunud täpselt niiviisi rahulikult oma asja tehes kuskile jõuda ja kui midagi, siis ehk tuleb keegi ja küsib nõu. Mina olen valmis alati aitama nõuga, võib-olla isegi jõuga, sest et tegelikult mina ootan. Ma ootan õpipoissi. Ma tahaksin meistriks saada. Sa sooviksid olla kellegi mentor? Just, täpselt. Ma isegi üritan nüüd nagu praegu niimoodi ääri-veeri osaleda mõnedes mentorprogrammides. Nii, vau. See ei ole päriselt nagu niimoodi käima läinud, aga võib-olla et ma olen esimesed sammud igal juhul astunud, et alustada mingit sellist mentori positsioonil töötamist. Mulle see väga meeldiks. Sest miks ma tahtsin professoriks saada? Ma tahtsin hakata juhendama. Sinus on natuke sellist õpetaja geeni. Ma olen suurest õpetajate perekonnast. Minu ema, mu vanaema, mu tädid, kõik on õpetajad. Vanaisa oli õpetaja. Nii et see on ma oleksin 3. põlve siis pedagoog. Mul on see geen kindlasti sees, et ma tahaksin õpetada, ma tahaksin juhendada, lugeda tekste, teha punase pliiatsiga siia kommentaari. See mulle väga meeldiks. Siis on sul valikus, sa võid iga kell ka õpetajaks hakata, sellepärast, et nendest on ju meil kogu aeg puudus. Absoluutselt. Sellepärast ma muretsen eriti kõvasti, sest et ma ei hakanud õpetajaks, kuna ma nägin kodus, kui raske, kui närve sööb see tegevus on. Ja kui vähe tasustada. Just. Vaesus. See on vaesus. Aga nüüd vaadates seda, milline on Eesti õpetajaskond ja kui kehvasti on mehitatud kõik Eesti koolid, siis tekib minul küll ikka suur hirm, et mis saab 15 aasta pärast, kui kõik õpetajad pinsile lähevad. Nii, siis tulevad sinusugused nende asemel. No võt, jah, siis peab kuskilt leidma otsi lolli, nagu öeldakse praegu. Tõesti, otsi lolli, kes on nõus selle raha eest ja sellise üle tööpinge all töötama. Absoluutselt. Issand, kui kurb see on tegelikult, sest meie haridustase on olnud ikkagi, olgu ta, mis ta on, eks ole, vahepeal on natuke võib-olla vanamoodne, aga ikkagi suhteliselt kõrge ja hea. Vaata, uhked me oleme selle. See on ju üks meie enesekindluse ja meie riikliku ja rahvusliku uhkuse osiseid on see, et me oleme targad. Ülitargad, minu meelest väikese rahva kohta me oleme ülitargad. Ja me oleme nii humanitaarainetes, eks ole. Kui ka reaalainetes, täpselt samamoodi. Ja ma kardan, et see võib-olla on juba mull. Võib-olla me juba räägime endale seda müüti, et me oleme nii targad, aga tegelikult vaadata seda, mis toimub nii noorte kui ka täiskasvanute vaimse tervisega. Sellest rääkimata, issand, see teema täitsa ära. Kõik on ju hulluks läinud. Absoluutselt, ja õpetajad peavad selle kõigega tegelema. Kool ei ole enam ammu haridusasutus, kool on kasvatusasutus. See on siin raviasutus. Seda ka. Ja see, milline on praegu seal struktuurid, millised on kõik need tugisüsteemid, mis on olnud vaja nüüd viimaste aastakümnete jooksul üles ehitada selleks, et toetada neid lapsi, kellel on raskusi kas kodus või koolis. Seda on ju meeletult. See on kui kurb. Kuule, ma pean sellist asja ikkagi veel, meil hakkab saade otsa saama. Kuidas, vaat sa nüüd nagu hüppad nüüd siin teiste artistide sellesse, kuidas ma kutsun nüüd siis ookeaniks vist ei kutsu oia või sellisesse nagu tiiki koos teiste meie nii-öelda väga säravate ja kuulsate artistidega, keda sa oled varasemalt väga kadestanud. Nii, nüüd sa lähed nendega ühte patta. Kuidas sul tundub, kuidas sind on vastu võetud üldse või kuidas sind hakatakse vastu võtma? Sest ma võin siin vabalt välja öelda, et Sünnega ma olen teinud paar hommikusööki. On vist
mingi aastate vaheline intervall olnud, nüüd on see muutunud. Tema esimesed korrad aastaid tagasi rääkis, kuidas tema ei saanud sellest nähtamatust seinast. Lõuna-Eesti artistina ei pääsenud läbi. Tähendab, Lõuna-Eesti artistiks ma kutsun teda sellepärast, et seal ta oli eriti pop. Ta on küll Keilast, eks ole, aga ta on Lõuna-Eesti artist, seal teda armastatakse ja sellest seinast läbi murdmine, ma arvan, ei olegi isegi tal vist õnnestunud. Kuidas sina kavatsed hakkama saada siin meie sellises väga glamuurses? Ma arvan, et neid seinu on rohkem. Nii, huvitav. Et mina vaatan seda kultuurivälja ja eriti publikut. Nii. Ja ma näen seda rohkem võib-olla kihilisena, regionaalsena, varanduslike... Et igaühele jagub midagi, et igaühel on oma see on niivõrd killustunud kogu see meie kultuuriväli, me võime rääkida mullidest, on räägitudki mullidest erinevatest ja väga raske on leida inimesi, kes oleks kuulanud, vaadanud, lugenud samu asju, mida sina. Sest et kõike on väga palju. Kõik on, rääkimata sellest, et me oleme tegelikult globaalses kultuuriväljas, kus on veel miljon korda rohkem kõike seda ja mõni inimene ei teagi, mis Eestis toimub, sest et ta tarbib ainult välismaist kultuuri. Kuigi kultuuri tarbimine on ka muidugi üks väljend jällegi. Nii. Et ma arvan, et ma kavatsingi täpselt samamoodi edasi minna sellise natuke plähmerdava triksterina. Ja vaadata, kust ma saaksin läbi pressida ennast ja katsetada igale poole. Et hispaania keeles on üks väga ilus väljend, mida ma olen siis alates sellest oma teisest lapsepõlvest nii-öelda alates kaasas kandnud como raíz de caña brava, nagu metsiku suhkruroo vars. Metsiku suhkruroo juur on õige. Como raíz de caña brava, nagu metsiku suhkruroo juur. Aha. See tähendab seda, et ma lähen igalt poolt läbi. Niimoodi vaikselt. Okay. See metsik suhkruroog selles mõttes, ta kasvab ükskõik kus kohas. Ta kasvab igal pool ja ta võib isegi ajada maja vundamendi vahele juured ja selle katki teha, tsemendi. Sest see on lihtsalt selline aeglane pressimine, vaikselt niimoodi tema pressib ja siis ta ongi seal kohal. Issa, kui kaval. Ai. Ja igale poole mul ei ole ka vaja minna. Toppida oma neid juure ma arvan, otsakes. et mul ei ole igale poole vaja minna. Et seal on teised juba ees, kes teevad seda palju paremini ja tehku terviseks. Et ma kavatsen vaadata neid kohti, kus mind võetakse, võib-olla ka ei võeta, kui siis pressida sinna, kus ma saan. Hallo, mina ka siin, kuidas teil läheb, ma ei tea. Ja ma arvan, et huumoriga jõuab kaugele. Nii et äkki nad võtavad mind täpselt sellisena, nagu ma olen. Et ma ei ole ohtlik. Sa ei ole ohtlik, jah? Sa ei ole pahatahtlik. Ma ei ole pahatahtlik ja ja sa ei raba kellegi teise tükikest ära, mida me ju kõige rohkem kardame. Eikä ta võtab minu pitsatükikesest ka. Ta ei söögi pitsat kusjuures. Ta hakkab täna sööma seda. Ma söön seda. Et ma arvangi, et ma ei taha nende mängumaale ronida selleks, et midagi ära võtta, vaid ma tahaks nagu teada, kes nad on, mis nad teevad, teeme koos, teeme nalja, lähme peole. Unista edasi. Nalja te võite seal teha, aga peole te võib-olla ei lähe. Paha kuri võõrasema. Ei, lihtsalt seda, ma olen seda kurvalt näinud, et meil jagatakse ikkagi, nagu sa ütled, meil on erinevaid kihistusi. Kõigile jagub midagi, mis tema jaoks on suurepärane. Ja niimoodi nad ongi gruppides seda sulandumist. No, võib-olla see mujal maailmas, ka ma ei ole olen elanud, aga ei ole nagu, mis ma räägin, Rootsis oli veel eriti, seal sa ei saanud üldse löögile, nagu kui sa ei olnud sul ei olnud teatud staatust või ma ei tea, mis kuradi X-faktorit on ju ja nii edasi. Aga Eestis on see ka täiesti olemas ja see on natukene kurb. Aga sinul selle juurikana on võimalus ja tead, mis sinu juures on hästi äge? Sa ei ole nagu üldse eestlane. Ma ei tea, kas sealt Orissaares ongi siuksed kurat, ma ei tea, teistsugused üldse inimesed. Aga sa oledki nagu sealt natuke, sa võid ausalt nimetada seda Kolumbia
perekond, aga oma perekonnast, sest sa ei ole, sa oledki nagu kolumblane. No, mingis mõttes kindlasti. Oled ju oma käitumiselt. Kas enne ka olid selline või tuli see sealt? Ma arvan küll, sest et ka enne seda ma olengi alati olnud, mind on keelega kasvatatud, mind on lauluga kasvatatud, mind on klatšiga kasvatatud, mind on õpetatud rääkima kätega ja ajama igasugu lolli juttu ja rõõmustama. Ja selle eest ma pean tänama Orissaaret, oma ema, kogu oma suguvõsa, kõiki neid, kes seal on ja ennast ka, sest ma olen väga tubli olnud ja kui tore. Kuule, võtame klaasid selle peale. Jumala eest. Jumala pärast. Ja et sa jälle järgmine suvi jooma hakkaksid. Loodame parimat. Ütled pahalen, aga ma tulen sinna Orissaarde viinapudel taskus ja... Kuivastamante 5. Jah, juba ma panin nii kõik ilusasti kirja ja seal ma olen platsis ja tõesti Orissaare terviseks ja loomulikult sinu Eesti laulu debüüdi terviseks. Ma tõesti hoian pöialt, ise laulu pole kuulnudki, eks ole, aga nii palju ma luban, et ühe telefoni hääled kõne ma ikka teen sinna numbrile, nii et tõesti vapustavalt tore oli sinuga livena kohtud. Suur tänu, aitäh, väga tore oli. Hakkame nüüd sööma. Hakkame sööma, jah. Sinu toit on siin ja minu oma seal.